sa oled püha aukuningas, sa oled püha kuningas ja sa oled püha. Et isa, me tõesti mõistaksime, saaksime aru, kui püha sa oled. Isa, tõesti, meil oleks aru saamine sinu pühadusest. Kui sinu auhiilgus tuli ja terve Iisraeli kogudus langes põlvili maha, sest nad kogesid sinu pühadust. Nad kogesid sinu headust. Nad kogesid sinu heldust. Kui issand au täitis koja, kogu rahvas. Isa, et me võiksime mõista, kogeda, märgata sinu pühadust, isa. Sa oled püha. Sa oled püha, Jumal. Ja sa kutsud meid olema pühad, nagu sina oled püha. Isa, me täname sind siin paigas. Me austame sind siin paigas. Me ülistame sind. Sulle kuulub austus. Sulle kuulub kiitus. Sa oled hea Jumal. Sa oled imeline. Isa, me täname armsa kalli püha vaimu eest. Isa, me täname selle privileegist oleme saanud sind kiita ülistada. Sa väärid austust. Sa väärid kiitust. Sa väärid ülistust. Halleluuja, 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 halleluuja. Kiitus Jumalale, kiitus Jeesusele, kiitus armsale kallile püha vaimule. Halleluuja, kiitus Jumalale. Me Jumal on hea, me Jumal on ustav, me Jumal on imeline. Me teenime imelist Jumalat, me teenime vägede ja hoovat. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Me Jumal on hea Jumal, me Jumal on püha Jumal. Amen. Kas pole privileeg? Kas pole privileeg teenida Jumalat? Amen. Kas pole privileeg olla päästetud? Kas pole privileeg käia koos Jumalaga, tunda teda? Amen. Ja mulle meeldib nii väga Jumala sõna. Mulle meeldib, et ta meid õpetamas ja õpetanud. Halleluuja. Enne kui me vaatame sõna, on kellelgi midagi südames. On keegi lugenud sõna, on keegi palvetanud. On keegi piiblist lahti võtnud, et ma lugesin täna seda, Jumal andis mulle selle ilmutuse, ma tahan selle teiega jagada. Laulusid, halleluuja. Laulud on täis Jumala ilmutust, Jumala väge, Jumala headust. Amen. Laulud. Kiitke Jehoovat alati. Amen. Alati olgu kiitus meie suus. Amen. See on nii tähtis. Amen. Ja üks huvitav, kui ma ei tea, kui palju teist on nüüd kuulanud seda kolmapäevast meeleuuendamised viimast kuulas, siis üks asi, mis aitab väga tugevalt seista kuradi rünnakute vastu või oma mõtted kontrolli all hoida, on ülistada kiita Jumalat. Amen. See on nii vajalik. Sest et mis juhtub ülistuse ajal, kui me seda teeme siiralt, teeme südamest. Et Jumal, ma tulen tõesti sind kiitma. Nagu me täna lauldsime, ta on püha. Ja me siiralt mõtleme, et ta on püha. Amen. Siis Jumala ligiolu tuleb. Ja mis juhtub Jumala ligiolus? Kes ära põgeneb? Pimedus põgeneb ära, sest kui valgus tuleb, pimedusel pole kohta. Amen. Ja mida suurem on valgus, seda väiksem on alati pimedus. Amen. Sest alati sa ei ole mitte kunagi näinud, et pimedus tuleb ja valgus põgeneb ära. Sa ei näe kunagi seda. Alati on, kui valgus tuleb, pimedus põgeneb ära. Ja mida suurem on valgus, seda väiksem on alati pimedus. Ja kus me leiame valguse? Sõnast, absoluutselt. Sõna valgustab teid. Ta ütleb, et Jumala sõna on lambiks meie teedel. Amen. Halleluja. Üks huvitav asi, me oleme rääkinud sellest 5 neitsist. Mäletate, 10 neitsist, 5 tark, 5 rumalat. Üks huvitav asi, mis mina avastasin, peale seda kõike uurides, rääkides seda. Piibel toob välja selle 5 tarka ja 5 rumalat. Amen. Mis oli nende vahe? 5 targa, 5 rumala vahel? Kõigil olid lambid, on ju nii? Ja
peaks tähendama mida? Valgust, on ju nii? Aga kas lamp lihtsalt iseenesest põleb? Ei põle, sul on vaja toitallikat, mis see põlema paneb, on ju nii? Ja sellel ajal oli see õli. Ja piibli järgi me näeme, et õli sümboliseerib Jumala vaimu, püha vaimu. Amen. Järelikult lihtsalt lampi käes, lihtsalt seda sõna käes hoides niimoodi öelda, et ma tean juba seda ja ma olen seda palju lugenud ja vaata, mis on kõige kurvem selle juures on see, tegelikult senikogu on valgus meie ümber, on lihtne seda teha. Ma kõnnin sõna käes, aga vaata, kui nüüd kui läheb pimedaks järsku ja meil ei ole lampi põlema millega panna, oled sa proovinud pimedas lugeda piiblit? Ei ole, sellepärast sa ei näe midagi ja seal ongi vaja seda midagi, mis paneb selle põlema püha vaim, see igatsus, see nälg, tema õpetab ja näitab meile seda sõna. Sest nad kõik läksid ju vastu, nad läksid ju kõik ühes suunas. Kus suunas nad läksid? Nad läksid vastu peidmehele. Aga mis juhtus oli see, peidmees viivitas ja mis juhtus, uni tuli nende peale. Nad jäid kõik magama sinna. Ja siis, kui tundis, et peidmees hakkas liigutama, 5 tõusid üles, kõik 10 ärkasid üles ja 5 kohendasid oma lambid asjad ja need teised 5 nägid, et kuule, meie lambid ei põle, meil ei ole, meil on vaja õli, meil on vaja, et lamp põlema panna. Ja nad ütlesid neile 5, anna meile ka. Mis need 5 ütlesid? Et ei, me ei anna. Me ei anna teile seda, sest meil ei pruugi sellest jätkuda. See on elu ja surma küsimus. Ja, ongi. Ja vaata, mis oli kõige huvitavam oli selle juures oli see, nad ütlesid need 5, minge otsige, te teate, kust seda saab. Nad ei olnud teadmatuses. Nad teadsid, kust seda õli saab. Ja nad läksid otsima õli. Aga samal ajal jõudis kohale peidmees. Mida see tegelikult sümboliseerib seda? Me peame elama kogu aeg valmis elu, et Jeesus tuleb tagasi täna. Meil lambid peavad olema kasitud, meil lambid peavad olema hoolitsetud, meil peab olema õli, kui lamp, kõik peab olema olemas. Amen. Ja üks asi on ka lihtne, on see, et mis me tegema, meil tuleb elada järjepidevalt elu, vaimu täis elu. Amen. Meil peab olema teatud viljad, mis peavad esile tulema meie seest. Amen. Me oleme kõik palvetanud Efesuse või Filippi palvet, on ju nii? Mis seal on Filippi palvet? Mis seal ütleb? Keegi teab, me hääletab peast. Ei mäleta keegi peast. Filippis on üks palve. Ja seda ma palun Jumalalt. Et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks. Selges tunnetamises ja kõiges tajumises. Et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi. Ilma armastusest järelikult me ei tee kindlaks, mis on peaasi. Jah, kui armastust ei ole, siis on kõik. Jah. Ja oleksite puhtad ning laitmatud. Siin ta ütleb Kristuse päevaks, uustõlg ütleb päevani, ma ei ole veel jõudnud järgi uurida, mis kreeka keel ütleb. Kui keegi on, mul oleks muidugi kiiresti otsida, päevani oli või? Ma kohe võin vaadata, mul siit Rudolf ütles päevani. Okei, aga vaatame, mis kreeka keel meile ütleb, see on Filippi esimene peatükk ja 10. salm. Nii. Ta ütleb, et ma ei oska inglise keelest eesti keelde tõlkida, vaatame lühemat versiooni. See on põhimõtteliselt aeg dawn to dark. See on siis päikese tõusust päikese loojanguni on see ajavahemik. Et järelikult iga päev me oleksime puhtad ja laitmatud iga päev. Aga mitte ainult puhtad laitmatud, vaid ta ütleb edasi täis midagi. Õiguse vill oleksime täis. Mis tuleb kust kohast?
Jeesuse Kristuse läbi Jumala austuseks ja kiitus. Järelikult meie elu, meie viljad, mida me teeme, meie sõnad peaksid tooma au kellele? Jumalale. Amen. Kas pole huvitav? Amen. Ja kui me läheme, mis mind täna köitis väga-väga tugevalt, ma lihtsalt mõtlesin, et Jumal, millest ma jagan või mis on, ta juhatas mind Mattuse evangeeliumisse. Ja Mattuse evangeeliumi mäejutluse lõpuossa, kui keegi teab, mis see lõpuosa, see siis nagu see mäejutlus on päris pikk jutlus, see on 4, 5, 6, 7 peatükid. Või oli 5, 6, 7? 5, 6, 7 oli, jah? Et see on päris pikk jutlus. Vaatame. On päris pikk jutlus, peab vaatama, et ta lõpeb 7. ta lõpeb. Ma mõtlesin, miks ma ei imelik, ma olin Markuse evangeeliumis üldse. Mõtlesin, üldse ei klapi, midagi ei klapi siin üldse. Ja 5, 6, 7 on see. Ja meile kõigile meeldib muidugi 6. peatükk, mis on väga hea. Ärge muretse ühtegi. Jumal hoolitseb teist, otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis kõike muud antakse teile pealekauba. Muidugi üks ilmutus oli see, et meie fookus ei peaks olema kõige muu peal, vaid Jumala riigi peal. Amen. Tihtipeale inimesed otsivad Jumala riiki sellepärast, et seda kõike muud saada. Me ees peab olema, otsin kõike muud ja küll Jumal annab, ma otsin lihtsalt Jumala riiki ja küll Jumal annab mulle kõik muu. Amen. Et see ongi see, et me esimesena teeme alati seda, mis Jumal on vaja. Aga vaata, mis ta edasi ütleb. Ärge mõistke kohut. Miks? Ei, ta ei ütle seda. See on õige, me ei ole täpselt, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest missuguse kohtuga te kohut mõistate, niisugusega mõistaks teile kohut. Ja missuguse mõõduga te mõõdate, niisuguse mõõduga ka teile. Kas pole huvitav? Täpselt see, milles sa kellegi teise süüdi tunnistad, ütleb Jeesus, selles samas oled sina ka süüdi. Kas pole põnev? Jah, keegi, väga õige, täpselt, mida keegi pole täiuslik. Ja see ongi see koht, et aga vaata, tihtipeale Piibel ütleb, et kui sa oled eksinud ühe vastu Piiblis, sa oled eksinud kõigi vastu. Amen. Sellepärast ongi Jeesus Kristust vaja, et ta päästaks meid. Mõni ütleb, et ma olen neid väikse valed. See täpselt sama, mida ma enne siin lugesin, on see moraalne elustiil, mida kurat üritab väga tugevalt kõigile ja selles ühiskonnas peale suruda. Ela piisavalt hästi, ära ropenda, ära joo, ära varasta, hoia oma peret ilusti. Küll kõik on hästi, see polegi rohkem midagi vaja. Ja kui palju ma olen kuulnud inimesi tänapäeval, mul on kõik hästi, ma pole paha inimene. Inimesed võrdlevad paha varastamisega, nad mõtlevad paha, ma ei tea, hooramisega, nad mõtlevad paha, nad rajavad selle, aga Jumal toob selle jonnimise tasemeni. Ja Jumal ütleb, kui sa oled ühe vastu, see ütleb seda, et meil kõigil on millegist meelt parandada. Ta ütleb, et ära mõista kohut, sest sama kohtuga, mille sa mõistad kohut, mõistaks sinule kohut. Jeesus räägib meie õpetus, see on Jeesuse õpetus, on ju? Kellele meeldib Jeesuse õpetus? On. Kellegi meeldib? Me ei saa öelda, et kuule, et mulle ei meeldi, mida Jeesus ütleb. Jeesus räägib siin. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas? Kui palju on see, et aga tema, vaat tema teeb. Kuid palki oma silmas ei pane tähele. Või kuidas sa ütled oma vennale, las ma tõmban pinnu sinu silmast, vaata, palk on oma silmas. Mis Jeesus selle peale ütleb? Sa silmakirjalik. Tõmba esiti palk oma silmast ja siis sa seletad tõmmata pindu oma venna silmast. Kas pole põnev? Oleme nii kiired tihtipeale inimestena näitama sõrmega kõigi peale. Ja kõigepealt peaks minema peeglit, et Jumal, mida mina saan teisiti teha? Jumal, kuidas ma saan kasvada? Kuidas minu viljad saavad kasvada? Mis on need vaimuviljad? Keegi teab? Mis on vaimuviljad? Mis on kõige esimene vaimuvili? Armastus.
Ja, aga kui me võtame nagu piibli järjekorras, aga ma ei tea, kas seal on tähtsus järjekorras, aga piiblis on teatud tähtsus nagu olemas selle järjekorras. Esimene vaimuvilju on armastus. Kas... No see armastus... Jah, absoluutselt. Kui paljud on täiuslikud, saan siin armastuses? On siin mõni täiuslik? Ja et on meie sees olemas. Täiuslik armastus meie sees ei ole küsimus. Jumal on täiuslik, püha vaim meie sees on täiuslik. Astjad kahjuks ei ole kõige täiuslikumat veel, on ju. Ja kas meie armastuse teod on 100%, kõik saad öelda, et ma olen alati pikaameline, alati kannatlik, alati lahke. 3 esimest fraasi armastusest, mis piibel räägib. Nagu ei ole. Järelikult meil kõigil on kasvada selles. Siis on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, heatahtlikkus, ustavus, tasatus, kasinust. Nende vastu ei ole käsku. Nii lihtne. Ja kui meil on ühes alas midagi vaja kasvada, siis on see koht, kus me peaksime pingutama, sest me ei lähe Jumala ette ja me ei vii Jumala ette teiste vilju, vaid me viime Jumala ette oma vilja. On ju nii? Sina esitad Jumalale selle armastuse vilja, mis ta sulle andis, selle rahu vilja, mis ta sulle andis. See on täpselt see sama nagu talentide lugu. Jumal andis ühele, mis asi? 5 talenti, ühele 2 talenti, ühele 1 talendi. Jumal on armastuse meile andnud, ta on rahu meile andnud, ta on rõõmu meile andnud, ta on hea sõna meiesse pannud, ta on meile hea lepitusamet andnud, ta on kõik meile andnud. Teatud asjad on meie sisse pandud. Nüüd on küsimus, mida me nüüd Jumalale viime. On ju? Kas me esitame selle, Jumal tuleb ja küsib, mis sa tegid selle armastusega, mis ma sulle andsin? Jumal küsib, mis sa tegid selle rõõmuga, mis ma sulle andsin? Mis sa tegid selle rahuga, mis ma sulle andsin? Mis sa tegid sellega, mis ma sulle andsin? On ju nii? Jumal küsib, sest ta küsis nende talentide käest. Ta tuli tagasi ühel päeval, anna mulle nüüd tagasi see. Ja kui ta ette esimene ütleb, mõndu kui hästi ta ütleb, isand, sa andsid mulle 5 talenti. Vaata, ma käisin, kauplesin, möllasin, tegin, siin on teine 5. Palun, isand, 10 talenti sulle tagasi. Mis isand ütleb? Sa hea ja ustav sulane, tuli isanda rõõmusesse. Teine oli 2, sama. 3. Sa andsid ühe, ma tean, isa, sa oled kuri ja paha ja mis iganes. Ma peitsin selle ära, ma ei teinud midagi sellega, mis sa mulle andsid. Ja mis ta ütleb isand selle peale? Sa paha ja kuri sulane, mine. See selleks. Aga mis ma tahan öelda, mõned mõtlevad, et tihtipeale, ma teen kõiki ja kõigest ilma, aga minu arust Luuke evangeeliumist on seesama on toodud natuke teise pilgu all välja, ma nüüd ei ole välja otsinud seda, aga ta ütleb, et ta räägib linnadest. Sa olid 5 linna üle, nüüd mine, ma annan sulle 10 linna, ma annan sulle 12 linna. See näitab seda, kui me oleme osavad ja teeme hästi sellega, mis Jumal on meile usaldanud, midagi imelist ja head saab ootama tuleviku sees meid. Kui palju tahab saada tasu, kui me taeva läheme? Ja? Sest tasu tuleb selle järgi taevas, mis me siin maa peal teeme tegelikult. Sest ta ütleb, koguge omale tasu kuhu? Taevasse. Amen. Järelikult seal on mingid tasud, et tasub pingutada. Halleluja. Ja meie, kes teame seda, on imeline. Aga vaata, mis ta edasi ütleb siin. Ärge andke seda, mis on püha koertele. Ja ärge heitke oma pärleid sigade ette, et nad neid ei sõtkuks oma jalgadega ega käänduks ja teid ei kisuks. Mida see tähendab? Koerad ja sead ei hinda seda, mis on kallis ja väärtuslik. On ju nii? Võtame lihtsa. Kellelgi siga on? Oled sa pidanud siga? Ikka, oled sa näinud siga? On ju nii? Kellelgi lehted on siin kael praegu? Kõrvarõngad on, kellel kuld kõrvarõngad, kellel hõbe kõrvarõngad? On ju? Seal on teatud väärtus on sellel. On ju nii? Kui sa paneksid nüüd kuldkõrvarõngad seale külge, mis ta arvaks sellest? Kas ta arvad, et käiks teiste sigade juures? Vaadake mind, paned pärliketi kaela. Vaadake, kui ilus ma olen. Seadideks välja, neileks korda, mitte midagi. See on see võrdpilt. Aga mis on väärtuslik meie jaoks?
Jumal peaks olema, Jumala sõna. Ta toob selle esile, mis Jumal on meile, Jeesuse veri, ta kutsub seda pühaks, on ju nii? Me oleme millisega verega lunastatud? Kalli, veatu, laitmatu, talle verega. Amen. See peaks olema midagi püha meie jaoks. Amen. Ja ükskõik, mis on Jumala asjad, on pühad. Aga ta ütleb, et inimesed, kes ei hinda neid tegelikult, ärge andke neile. Aga vaata, mis ta edasi ütleb. Ta ei jää seisma siin, ta õpetab edasi. Paluge, siis te võib-olla saate. Kui te otsite, võib-olla leiate. Kui koputate, ei tee keegi teist välja. Vaikus, kõik nõustuvad. Ei nõustu. Mul on vist teistsugune piibel. Ei ole, mul on vast sama piibel sul. Aga see on tihtipeale, mida ma kuulen inimestelt. Ma palusin ja ikka palusin ja ei saanud midagi. Aga piibel ütleb, kui sa palud Jumalalt midagi, siis sa saad. Kus ma tean? Usk on kindel usaldus. Selle vastu oodatakse ja täpselt. 68 tõlge. Väga hea. Aga mis on 97. aasta tõlge? Reaalsus. Ma ei tea, mul on ka 68 tõlge, mul meeldib see rohkem natukene. Aga paluge, siis antakse teile, otsige, siis te leiate. Koputage, siis avatakse teile. Sest igaüks, kes palub, kui mitu inimest? Igaüks. Kas siin on igaüks? Kas sa kuulud selle hulka? Jaa, me kõik kuulume igaühe hulka. Igaüks, kes palub, see saab, kes otsib, see leiab, kes koputab, selle lavatakse. Või missugune inimene on teie seas, kellel tema poeg palub leiba, ta annaks temale kivi. Või ta palub kala, annaks temale maa. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, mõistate anda häid ande oma lastele, oskab siin keegi häid ande oma lastele anda? Ja. Kui palju enam? Kui palju enam? Isa taevas anna häid ande neile, kes teda paluvad. Sellepärast, kuula nüüd, sellepärast mille pärast? Täpselt see, mis ta enne ütles. Sellepärast kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile. Sest see on käsuõpetus ja prohvetid. Kas pole huvitav? Kõike, mida sa tahad, et inimesed sellepärast, kõike, mida sa tahad, inimesed sulle teeksid, tee ka neile, sest see on alles käsuõpetus, see on prohvetid. Minge sisse kitsast väravast. Sest avar on värav ja lai on tee, mis viib hukatusse. Ja paljud neid, kes sealt sisse lähevad, palju neid, kes lähevad sisse. Miks on värav kitsas? Mis on see värav, kust meie saame sisse minna? Jeesus. Amen. Me oleme valinud selle värava. Kiitus Jumalale. Oled sa rõõmus selle üle? Mina olen küll väga rõõmus. Et Jeesus on ainus tee. Me laulame ka siin, Jeesus on ainus tee, tõde ja elu. Ja ta ongi ainus tee. Ainus viis. Maailm pakub variante. Ja nad ütlevad meile, et me oleme millised? Kitsarinnalised. Me oleme short-minded. Aga me oleme päästetud ja teel taevasse. See on täpselt see sama, mis ma siin enne lugesin, mida kurat tänapäeval teeb. Ta petab inimesi moraalsusega. See on aru saada, et ma olen piisavalt hea, mul pole Jeesust vaja. Ma olen piisavalt hea, ma ei pea koguduses käima, ma olen piisavalt hea, aga ma juba teen seda niigi, seda niigi.
aga tegelikult ainukene, mis meid päästab, on Jeesus Kristus ja mitte Jeesus Kristus, vaid me oleme nõtkutanud oma põlvi tema ees. Amen. See on muutnud midagi. Ja teine asi, mis muidugi peab juhtuma päästega, peab juhtuma ka üks huvitav asi, kui sa loed läbi Apostlitegude raamatu väga palju. Nad tulid, mida me peame tegema? Ristima millesse? Meeleparanduse ristimis. Kogu aeg me näeme päästega käib kaasas meeleparandus. Mida see tähendab? Me parandame oma meeled, me muutume teistsuguseks. See ei ole lihtsalt, et ma saan päästada, ma lähen elan oma patust elu edasi, vaid ma saan päästada, ma muutun teistsuguseks. Hästi huvitav on selle juures, ma ikka loen seda Maria Woodworth-Etteri raamatut, tema elulugu. Ja kusjuures huvitav oli selle juures, oli see, ta siiralt uskus Jumalasse, ta siiralt uskus, Jeesus kasutab teda. Üks huvitav asi oli, tema puhul oli see, kus ta läks, Jeesus kutsus teda teenistusse, et tule teenistusse, ütles, et ma pole veel valmis, anna mulle aega ette valmistada. Jeesus ütles, et seni, kui sa valmistad ette, inimesed lähevad põrgusse. Et tule nüüd, ütles, et ma ei ole valmis. Jeesus, ma olen sinuga. Ja ta üritas leida vabandust Jeesusele, miks mitte minna. Lõpuks tol ajal, kui oli 1800, siis enne 1900, sajand, siis, kus ta isegi tuli vabandus, et ma olen naiste rahvas. Oleks ma meeste rahvas, see oleks teine asi. Ja siis Jeesus tõi talle piiblist väga palju kirjakohti, kuidas naised seal Rutt ja kes seal, ta toob välja selles raamatus ja ta lõpuks veel läheb. Ja nüüd hakkab rääkima koosolekus ta käib ja ta läheb kohta, mida kutsutakse nagu devil's throat, see on siis kuradi kurk, kus oli põhimõtteliselt oli kõige patusem koht, mis andis olla, isegi koguduse inimesed olid kõige hullemad, mis seal andis olla. Seal isegi mingi kogudus oli olemas, üks oli hullem kui teine, kõik tülitsesid, kaklesid olid, ja see oli täiesti põrukauk, ta läks sinna ja kuulutame evangeeliumi ja talle öeldi, et sa ära mine sinna, keegi ei tuli isegi kirikusse sind kuulama mitte. Aga ta usu läbi läks. Ja ütles, et ta pidas 2 nädalat koosolekut, läks sinna, me teeme päevakoosolekud, ütles. Naljad, et sinna ei tule kindlasti kedagi. Ja ta läks usaldades Jumalat ja rahvas tuli ja ta ütles selle 2 nädala jooksul. Inimesed parandasid meelt, 70 inimest pöördus Kristuse juurde. Ja ütles, 12 aastat hiljem üks ainus inimene oli tagasi läinud maailma. Kas pole hea protsent? See näitab, et seal on midagi meis, mida meie kanname endaga kaasas. Kui Jumal kasutas teda, ta saab igat ühte meist kasutada. Aga kas meil on niisugune nälg, niisugune igatsus, nagu tal oli? Ja see oli hämmastav, ma ei hakka kõik lugema, aga kuidas Jumal kasutas ja läks ja teges igal pool, ta kandis Jumala väge endaga kaasas. Ta lihtsalt usaldas püha vaimu, kes on tema sees ja Jeesus, kes käib temaga kaasas. Ja see tema puhul, kui me mõtleme, et ärkamine kestis 1 aasta, 12 aastat hiljem. Ma ei ole veel jõudnud, ma olen seal, kus on 12 aastat möödas, kui ta alustas teenistus ja ta käib ikka ringi, kuulutab evangeeliumi. Linnast inimesed tulevad, kogudused parandavad meelt. Inimesed, kes on, ütlesid, et inimesed, kes lähevad kogudusest minema, on pahased. Nad ütlevad, nad parandavad meelt, sest nad armastavad Jeesust. Meeleparandus käib kaasas. Alandlikus kaasas kogudusi taastatakse. Miks? Sest inimesed panevad maha oma ülbus, oma uhkus, oma kurjuse, kohtu mõistmise. Ja miks? Ja nad hakkavad armastama Jeesust. See on hämmastav, ma lugeda seda. See püha vaim on meie sees. Ma loen seda raamatut, et Jumal, ma igatsen seda, ma tahan näha seda. See oli see algkogudus. See oli algkoguduse vägi, üksmeel. Igatsus Jeesuse järele. Mitte see, et mina, vaid Jeesus, inimesed vajavad päästet, inimesed vajavad meeleparandust, inimesed vajavad sind. Kui sul on võimalus, ma ei tea, kas eesti keeles on välja antud, ja neil ei olnud võib-olla seda õpetust või seda teadmist, võib-olla see õpetus ongi liiga ära rikkunud meid tänapäeval, see usu liikumine, täisevangeelne, ma ei tea, see või too või kolmas. Tollal ma loen need kirikud, kus ta käis, oli Saint see ja Saint see ja Saint see ja kõik tundus olevat väga siuke, et ei ole see, et uue elu sõna ja Hosanna ja see,
Ei ole. Ja väga palju liikus ta metodisti liini pidi. Kusjuures. Väga huvitav oli see. Ja inimesed pöörduvad, nad tulevad, Jumal, nad parandavad meelt, tunnustähed toimivad. Ja see inimene oli maha matnud 6 lapsest 5. Kuidas see ette? Ja ta ei olnudki kibestunud Jumala peale. Ta ei olnudki pahaseks saanud Jumala peale. Vaid nad armastasid Jumalat enam ja enam, enam ja enam. See oli midagi. See oli täpselt seesama, nad panid maha kõik kohtumisi, kõik selle panid maha. Ütlesid, elu ei olnud kerge. Isegi kui nad teenistused läksid, nad pidid töökohad loobuma, sest läks nii suureks. Meil ei ole Jumal muud. Ei olnud too aeg, see ei olnud õpetatud finantsilist jõukust, nagu meil on õpetatud finantsilist jõukust praegu. Me usaldame sind, me ei tea, kus sa toime tuled. Isegi minust ei võetud korjandusvili jutlustajatele tol ajal. Ja lihtsalt see siiras armastus, siiras usk, usaldad Jumala vaim minu läbi teeb tööd. Wow. Hoiduge vale prohvetist, kes tulevad teie juurde lammaste riietes, aga seespidi on nad kiskjad hundid. Nende viljast te tunnete naad. Aga viigimarju noppida kibuvitsest või viigimarju ohakatest. Mida ta räägib, on see, et mõned tulevad, ma olen see ja ma olen see ja on see. Aga viljad näitavad, kas seal on armastuse vili, esimene asi. Kas seal on lahkuse vili, teine asi. Kas seal on pikameele vili, kas seal on rõõmu vili. Me hakkame vaatama neid vilju. Kui seal hakkab tegema lahkeli, kibedus, kadedus, see näitab seda, et need ei ole head viljad ju. Ta kutsub neid millisteks? Huntideks. Sest Jumal ei lõhu kunagi midagi. Jumal ei hävita kunagi midagi. Jumal ehitab, Jumal julgustab, Jumal taastab. Isegi Piibel ütleb, et armastus katab kinni mille? Pattude hulga, amen. Armastus teeb midagi teistsugust, see on meie Jumal. Ja siit ütleb, nõnda hea puu kannab head vilja, aga halb puu kannab halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja, aga halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Nõnda siis nende viljast te tunnete nad ära. See ongi see, mis vilja me kanname. Viljast tuntakse puud. Ja Piibel ütleb väga hästi ja palub, et me kannaksime millist vilja? Palve. Mis palve see oli? Ei mäleta. Filippi kiri. Õiguse vilja. Mis tuleb kelle läbi? Jeesuse Kristuse läbi Jumala austus. Kiitus järgmine meie viljad peavad tooma au Jumalale. Vaata, mis ta nüüd ütleb. See on päris karm, mis nüüd järgmiseks Jeesus ütleb. Ja see on veel mäe jutlus. Inimesed istuvad mäe peal, Jeesus jutlustab neile. See on üks õpetus, Jeesuse koosolek. Me võtame ühe osa ainult sellest siin täna. Mitte igaüks, kes minule ütleb, issand, ei saa taeva riiki. Kuta ette, ta ütleb väga huvitavad sõnad. Mitte igaüks, kes ütleb mulle, issand, ei pääse taeva riiki. Kas pole põnev? Vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas? Kes pääsevad taeva riiki? Selle kirjakoha järgi. Need, kes teevad Jumala tahtmist. Mitmed ütlevad minule tol päeval. Paljud inimesed lähevad Jeesuse juurde, ütlevad Jeesusele. Issand. Ja ei ole probleem öelda, et ta on isand. Kui te ütlete, neil pole probleem öelda, sina oled isand. Kas me ei ole sinu nimel ennustanud? Sinu nimel ajanud välja kurje vaime, sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Kas me ei ole teinud sinu auks palju asju? Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole eales teid tundnud, taganegi minust ülekohtu tegijad. Kas pole põnev? Järelikult ta räägib viljadest, ta räägib headusest, ta räägib millegi tegemisest kogu aeg. Ta räägib ühtsusest, ta räägib ülesehitamisest, ta räägib kohtumõistmisest kogu aeg. Ja siis ta ütleb, ainult need, kes teevad mu isa tahtmist, kes on taevas. Kui sa lähed Johannese evangeeliumisse, ta ütleb, kus ta ütleb seal? Need, kes mind armastavad. Jah, 15 peatükk peaks olema. Need, kes mind armastavad,
Need teevad seda, mida mina neile ütlen. On siin Jeesus armastajaid? Kuula nüüd, lõpetus. Jeesus jutluse lõpetus selle kõige peale. Kust me leiame isa tahte üles? Kõigepealt, enne kui läheme lõpetusse. Kust me leiame isa tahte? Sõnast. Siit. Mujalt me ei leia. See ei ole meie kujutlusvõime, see ei ole meie ettekujutused, Jumal on selline. Me leiame Jumala tahte Jumala sõnast. Ja teine asi on üks asi, me ei saa tuua Jumalat oma mõtte tasandile, vaid me peame tegema kõik selle nimel, et me läheme Jumala tasandile. Amen. Tihtipeale inimesed toovad Jumala oma mõtte tasandile ja nad üritavad välja vabandada kõike. Iga kord, kui ma sõna loen, praktiliselt iga kord ma pean meelt parandama, et Jumal, aitäh, et sa näitad mulle, aitäh Jumal, et sa õpetad mind, Jumal, kui palju mul on veel muutuda. Ja kuulasin Kenneth Hagini just. Jeesus ilmus talle. Ma täpselt ei mäleta seda kirja kohta, ütles, et Jeesus, kui see on piiblis, siis mina seda küll ei tea. Ja Jeesus ütles, pojakene, seal on palju asju piiblis, mida sa veel ei tea. Ja ta ütles, ma olin juba 150 korda vähemalt Uue Testamendi läbi lugenud selleks ajaks. Kas pole huvitav? Jeesus ilmub Kenneth Haginile. Ja Kenneth Hagin, et wow, kui see asi on piiblis, seda ma ei ole kunagi kohanud. Ma olen 150 korda vähemalt piibli läbi lugenud. Sa pead mulle, ja Jeesus, et asi veel karmim oleks. Sa pead mulle näitama Uues Testamendis ja eriti kirjades veel. Kus need on? Ja Jeesus ütleb, et jah. Ja ta see baaseks, aga ta ütleb, et ma ütles pojak, või midagi juhkist. See on palju asju veel, mida sa ei tea piiblist. See on palju asju veel. I'm so glad there is many things I don't know yet. See on see, et mul on rõõmus, et seal on palju asju, millest ma veel aru ei saa, et mul on veel palju õppida. Kui teete? Inimene, kes suutis piiblit peast kodeerida, ütles, ma suutsin vähemalt Uue Testamendi peast rääkida, ütles, et ma ei tea veel mitte midagi. See näitab tegelikult, kui suur on Jumala sõna, see näitab seda, kui palju meil on kogu aeg kasvanud, meie süda peab olema alati milline? Avatud ja õpetatav. Jumal, näita mulle, Jumal, muuda mind. Jumal, ma tahan olla sinu moodi. Ma ei taha maha magada taevast. Amen. Igaüks nüüd. Kes neid mu sõnu kuuleb? On keegi kuulnud täna Jeesuse sõnu siin? Nad on küll läbi minu suu välja tulnud, aga need olid Jeesuse õpetussõnad. Kuulsid sa? Amen. Teeb nende järele. Järelikult kuulmine ei ole üksi ainult hea, vaid on ka vaja tegudesse panna. On võrreldav. On see inimene, kes kuuleb Jeesuse sõnu ja teeb nende järele, me saame võrrelda seda inimest kellega? Mõistliku mehega. Mõistliku mehega. Mõistliku inimesega tähendab. Originaalselt on mõistliku inimesega, kes ehitas oma koja kaljule. Ja ränk sadu tuli ja tulid vettevoolud ja tuuled puhusid ja söösid vastu seda koda, aga ta ei langenud, sest tema alus oli rajatud kaljule. Ja igaüks nüüd, kes neid sõnu kuuleb, aga ei tee nende järele, on võrreldav rumalaga või siin ütleb siis vanadega jõleda inimesega, kes oma koja ehitas liivale. Ja ränk sadu tuli ja tulid vettevoolud ja tuuled puhusid ja söösid vastu seda koda ja ta langes, tema langemine oli suur. Amen. Kas pole huvitav? Jeesus lõpetab oma kõne, ma andsin teile oma sõna. Ränk sadu. Kuski koda polnud pääsenud sellest kõigest, mis tuli. Aga ta ütles, üks jäi püsima, teine ei jäänud püsima. Püsima jääb see, kes teeb Jumala sõna järele. Ja langeb see, kes ainult kuuleb, aga ei tee selle järele. Amen. Ja
ja meil on valik kõigil, kas me võtame Jumala sõna ja kuulame ja teeme ja paneme selle oma eludesse ja me jääme. Tormid tulevad. Aga mida me teeme tormi ajal? Ja kui see sõna on meis ja sõna on meisse juurdunud, sest ma arvangi, et mis oli üks asi sellest, kui ma räägin Maria Woodward-Etterist, kuidas on võimalik? Eks ta oli me ei tohi unustada, et toa inimesed mõtlesid natuke teistmoodi. Neil polnud nutitelekaid, neil polnud nutiseadmeid, neil oli küünlavalgus, elektrit polnud, neil oli piisavalt aega mõelda teistele asjadele. See oli natuke teine ühiskond, me ei tohi seda ära unustada. Aga teistpidi, nad pidi olema nii tänulikud Jumalale kogu aeg, elama tänus elu või Jumala, et kuidas on võimalik, et inimene ei kibestu Jumala vastu? Sellepärast, et ma massin maha 5 last. Ja kõige vanem oli siis tol ajal 16-aastane, kes jäi ellu, üks ainus. Ja ta ütles, et ma pidin ka tema maha jätma, sest Jumal kutsus mu teenistusse. Ja pärast, nii palju kui ma aru saan, see laps läks teenistus, ma ei ole jõudnud kõik läbi lugeda. Aga lihtsalt see nälg ja see janu ja tänu Jumalale tema olemuse eest. Ja teadis, et iga tema laps läks taevasse. Ütles, see igavikuline teadmine, igavikuline asi, see muudab meie perspektiivid. Amen. Ja samamoodi meie puhul, meie eesmärk peaks olema hinged. Tihtipeale, mida teevad kogused kaklevad või kristlased kaklevad, mulle ei meeldi see ja mulle ei meeldi too ja mulle ei meeldi kolmad. Küll too on paha ja küll too lõhnab pahast ja küll too teeb seda ja too kogudus üldse teeb niimoodi, too kogudus teeb niimoodi. Vahet sellel on. Me peaksime teenima Kristust. Me peaksime tulema kokku, ütleme, kuule, maailm läheb iga päev, läheb keegi põrgusse. Meil on vaja, Jumal, su väge, meil on vaja su võidmist, meil on vaja, Jumal, kasuta mind. Ma tahan olla järgmine Maria Woodward-Etter, kelle peal on see vägi võidmine, et see voolaks välja, ma läheksin linnast linna, inimesed tuleksid kokku, miiliraadiused, inimesed läksid põlvili maha, said päästetud. Tihtipeale ma lugesin seda just John Bevere raamatut. Tihtipeale meil on koosolkud, meil on ärkamiskoosolkud, aga see mõjutab seda, kas seda hoonet või seda kogudust, aga seda, nagu, kus ta ütleb seda, ümbruskonda või linn jääb mõjutamata ja puutumata. Ja mis mulle meeldib Maria Woodward-Etter puhul, kui ta läks koosolekule, uksed olid lahti, aknad olid lahti, et rahvas kuuleks ja tulid, nad ei saa piisavalt. Saad aru, miks? Sest ta läks armastuses viima Jumala sõna. Ta tahtis, et inimesed saaksid päästetud. Ta läks korda, et iga päev keegi läheb põrgusse kuskil. Ja Jumal sai teda kasutada üle ümber. Samamoodi meie puhul peaks olema, et Jumal, need viljad, armastus, rõõm, rahu, see peaks olema esikohal. Et Jumal, ma tahan midagi tuua sulle tagasi, sa oled andnud mulle midagi. Jumal, sa oled andnud mulle oma poja Jeesuse. Sa valasid oma armastuse minusse välja. Need on need osad viljast. Kui ma tulen su juurde, mul tahaks olla panna su trooni ette, Jumal, selle kõik tagasi. Nagu Jeesus ütles, et minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kõigele. Tehke jüngrid, tehke midagi. See peaks olema üks igatsus meie kõigi südametes. Mitte näidata sõrmega, see tegi seda, see tegi. Ja kui kuskil midagi ei meeldi, mõtle, armastus katab kinni. Paatude hulga. Jumal, ole armuline talle, aga ma vajan veel rohkem armu. Mina ei ole kohtu mõistja. Väga paljud arvavad, me võime kohut mõista kõigi üle. Jumal, sina teed. Kui Jeesus, kui kellelgi oli üldse kohut õigus mõista, kellelgi oli kes? Jeesus. Ja ka tema tegi otsuse, ma jätan Jumala hooleks. Sest tema peab õiget kohut. Aga meil on töö teha. Meil on kasvada, viia Jumalale midagi tagasi. Ta on andnud meile midagi. Mõni mõtleb, mis on minu need 5 talenti. Kes huvitab, lähme vaata. Mitu tükki on antud. Üheksa. Meil igal ühel on antud 9. Armastus on meile kõigile antud õnneni.
Rõõm on meile antud. Rahu on meile antud. Pikk meel on sulle antud. Lahkus on sinu sees. Hea tahtlikkus on sulle antud. Ustavus on sinusse pandud. Tasadus, kasinus. Need on kõik sinu sees olemas. Kus ma tean, sest püha vaim elab sinu sees. Tema esindab neid kõiki. Ja sina oled püha vaimu tempel. Kogudus on püha vaimu tempel. Iga liige selle sees on püha vaimu tempel. Jumala vaim elab sinu sees. Jumala vägi on sinu sees. Järelikult Jumala rahu on sinu sees. Jumala rõõm on sinu sees. Ja meil tuleb sellega midagi teha. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme sõita Jeesuse nimel, sa oled hea ja ustav õige Jumal, sa oled püha ja õiglane. Isa, me täname selle privileegist olla siin ühel meelel, ühel nõul koos. Isa, see on nii imeline aeg, see on nii imeline aeg, me oleme imelisel ajastul. Ja me teame, et meie kurat vastane möllab, aga meil on suurem vägi, sest püha vaim on meie sees. Suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Isa, annagi ühele siin tarku vaimu sinu tundmises. Valgustame kõigi südame silmad, me teaks, mis on see lootus, mille jaoks oled meid kutsunud. Isa, me täname sind kogu südamest, et Kristus usu läbi elaks meie kõigi südameis. Me oleksime juurdunud ja rajuta armastuse, mõistaksime kõik pühad koos, mis on armastuse, laius, pikkus, kõrgus, sügavus. Tunneksime ära Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse ja mõistmine. Ja Jumal, me oleksime täidetud kõige sinu täiusega. Ja isa tõesti, et me elaksime puhtalt ja laitmatult Kristuse päevani, täis õiguse vilja, mis tuleb sinu läbi ees Jumala aust kiituseks. Isa, me mõistaksime, mis on peaasi. Isa, me täname, sa oled meid välja kiskunud pimeduse kuningriigist ja asetanud oma armsa poja valguse kuningriiki. Isa, ma tänan, et me tõesti saaksime aru, mis on peaasi. Ja isa tõesti, et see ühtsus sinu rahva vahel võiks kasvada. Me paneksime maha kõiksuguse negatiivsuse, me paneksime maha kõik selle kurjuse, kõik selle tülitsemise, või me haaraksime sinust kinni Kristus, haaraksime sinust, kasvaksime sinu poolt märgada. Isa tõesti, me viiksime selle rõõmu sõnumi maailma. See nii, kui sinu rahvas nägeleb ja kakleb ja ütleb, et mina olen parem, tema on parem, kolmas on parem ja me naudime neid sinu andeid, me naudime sinu vaimu ande, aga see ei päästa inimesi ja me vajame turgutust, me vajame ülesehitust, me vajame värskendust ja sinu palge ees on need kõik olemas. Isa, et me südametes oleks põlevus ja see igatsus minna välja evangeeliumit kuulutama. Isa, et tõesti rahvas näeks, et sinu armastus on meie keskel, selle läbi, kuidas me hoolime, kuidas sinu rahvas hoolib üksteisest. Isa, Jeesuse nimel. Isa, ma tänan, et sinu hea kesed iga ühe meie peal siin paigas. Halleluja, halleluja, Jeesuse nimel, amen, 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 amen. Kiitus Jumalale. Halleluja. Kullakesed, aitäh tulemast. Ja Jumal on tegemas midagi imelist, kui me avame oma südamet.